Tere õhtust! Meediakriitika on jällegi oma pisikese kolleegiumiga kogunenud meie väikesesse stuudiosse ja sattunud tele-eetrisse selleks, et käsitleda erinevaid kummalisi tekste, mis on leidunud möödunud nädala meediast ja ekraanidelt stuudios, nagu alati, Andri Kiige ja Sven Sildnik. Tervitus! Ja kõigepealt muidugi selle juurde, mis kipitab. Nimelt siis eelmisel nädalal justkui tühine sündmus, üks härrasmees läks ja riputas siis täiesti kohasesse kohta ühe Eesti NSV lipu selleks, et osutada teadagi millele ja tänaseks võiks olla see lipp maha võetud ja kogu teema maha maetud. Lipp ongi maha võetud, teema aga maha maetud ei ole, Smuuli bareljeef ripub edasi ja selle kinnituseks siis, et see bareljeef seal mitte niisama ilu pärast ei ripu, vaid ka asja pärast on siis mitmed arvamustekstid, mis Eesti meediaveergudel aset leidsid ja panid kukalt kratsima, pehmelt öeldes. No, kas just kukalt kratsima, vaid ikkagi tõestavad ühelt poolt, et kirjanikel ei ole väga selge, mis asi on kuritegevus, mis on rahvusvahelised kuriteod, mis on inimsuse vastased kuriteod. Ei saada aru ilmselge protestiaktsiooni mõttest, et ühe punase sümboliga juhitakse tähelepanu teisele, et kui on üks, siis ka teine, et need ju sobivad kokku, seal on loogika olemas ja seda näib olevat täiesti võimatu mõista. Ja rünnakud siis on mitte stalinismi ja selle kuritegude vastu, vaid siis Jaak Valge vastu, kes on neile kuritegudele tähelepanu juhtinud ja ilmselt ja ühemõtteliselt on selleks põhjuseks tema parteiline kuuluvus. Nii et üritatakse siis kõigepealt rääkida valget mustaks, Jaak Valget mustaks ja punast üritatakse rääkida sinimustvalgeks, mis on veel tunduvalt ambitsioonikam ülesanne. Et Kirjanike Liit tundub, et kulutab oma energiat kummalises suunas, aga võtame need arvamustekstid ette ja kõigepealt siis neist esimene kahetsusväärne tekst ilmus, siin on meil slaid, ilmus Aimar Altossaarelt ja kandis pealkirja Jaak läks punalipuga Toompealt Tallinna redelit heiskama. Nii, ja osutab siis sellega Jaak Valge pool sellisele, ütleme, selgitusel, mis ei olnud selgitus, vaid pigem oli siis osa sellest aktsioonist, ehk siis selline, ütleme, tsirkuse tegemine või osutamine sellele, kuidas eks ta viitab natukene nendele pealkirjadele, et aidake kindlaks teha ja nii edasi ja mis nüüd toimus ja sellele siis ironiseeriti nii Valge kui paljude teiste poolt, et stiilis me isegi mängisime lolli siin, et nime ei mäleta viidates sellega siis nii-öelda kunagi selle nõukogude sellisele pealekaebamiskultuurile ja Altossaaresse kõik on mööda läinud, ehk ei peaks sellepärast, et Altossaar ise oli kommunistliku partei liige ja peaks neid asju tegelikult omast käest teadma. Ekspert, just. Et ekspert valgustab, aga jah, teeb siin mängib lolli, justkui ei oleks aru saanud ja asub siin siis omal moel Jaak Valget halvustama, sest just see minu arvates on selle kirjatüki eesmärk tegelikult. Just nagu oleks, mina leidsin seal ühe sellise enam-vähem selgelt sõnastatud etteheite, millega ka lugu lõpeb. Jaak Valge on küll väga arukas inimene minu sõnastuses, kuid ei ole oma tegevust hästi läbi mõelnud. Et otse vastupidi, väga hästi läbi mõeldud, mida tõestab see, et sellised lood ilmuvad. Inimesed, kes üritavad stalinismi kaitsta ja stalinismi õigustajaid ja kaitsjaid näidata nagu kuidagi mõistlike inimestena, kirjutavad segaseid ja jaburaid jutte ja häbistavad ise ennast ja ka kirjanikke. Et minust iga selline sõge jutt, mis ilmub see on põhimõtteliselt ju Kirjanike Liidu tegevusest käib meil, on kogu probleem. Kirjanike Liit ei võta oma maja seina pealt, olgu see siis kelle maja tahes. Nad otsustavad, et see kirjaniku stalinisti ja küüditaja bareljeef peab selle edasi seisma. See tekitab protesti, Jaak Valge väga osavalt osutab sellele mädapaisele meie avalikus ruumis ja vaimu inimeste peades ja siis hakatakse segast panema. Nagu ei saaks aru, mis asi on stalinism. Seda mädapaiset, miks see niimoodi on, tahaks täna avada, see väärib seda, sest sellest võib-olla keskmest põhilisest ei ole väga palju tegelikult meediaveergudel räägitud, ei ole räägitud, miks siis ikkagi Eesti Kirjanike Liidu enamus kaitseb stalinisti, ehkki tegelikult on selge, et tegu oli stalinistiga ja paljud nüüd siis ka möönavad justkui moka otsast, et tegi tõesti häbiväärseid tegusid ja nii edasi, aga bareljeefi kaitstakse edasi, et milles on küsimus. Aga enne kui sinna läheme, et hea meelega avaks natuke teist mädapaiset enne, võtaks ikkagi selle sama Altossaare teksti ja läheks siia natukene rohkem detaili. Ja väga üldiselt kokkuvõttes Altossaare
tekst on siis paljuski üles ehitatud millegipärast ühe alkohooliku jutule nagu Altosaare enda jutu asemel. Et Altosaar näib olevat tahtnud justkui Jaak Valge kohta midagi halba öelda, kuid vältida, piltlikult öeldes tahtis justkui peksu teha, kuid mitte oma kätega ja otsis selleks, teada-tuntud kommunistide trikk, otsis selleks nii-öelda ühe joodiku. Marksistid alati tsiteerivad klassikuid. Marx, Engels, Lenin, Trotski, Mao ja nii edasi. Ja Raid. Ja läks ja leidis siis tõesti Juku-Kalle Raidi kui eksperdi, ma ei tea, mis ala ekspert on, ekspertiis omistatakse siis Altosaare poolt Raidile tänu sellele, et Raid on ka justkui mingisuguseid provokatiivse sõnumiga särke kandnud või mingid sedaladi asju teinud. Ja oli särk, millele oli kirjutatud kommareid ahju ja seal oli ka kommunistide nimekiri. Et mis seal siis, see aktsioon ka õnnestus selles mõttes, et üks kommunistist minister astus tagasi. Väga hästi läks. Härra Jõerüüt astus tagasi. Aktsioon õnnestus. Aga siin võib vaielda selle üle nüüd, et kas nende meeste ajendid on päris samad. Et kui Jaak Valge on põhimõttekindel patrioot, kes ei tee seda tingimata sellepärast, et ise endale tähelepanu tõmmata, vaid pigem ikkagi võitleb põhimõtte eest, siis Raidi puhul julgeksin vaielda, et jääb, vähemalt minule see on hinnang, aga jääb mulle mulje, et Raid sageli otsib pigem isiklikku tähelepanu ja teeb neid võib-olla rohkem selles. Mina natukene kaitseksin Raidi, sellest ma olen ise Raidi lehes töötanud ja sellel ajal, kui see särgi kampaania oli, et see leht siis oli midagi muud kui Keskus on praegu. Ja see Juku-Kalle Raid siis oli minu meelest ka midagi muud kui Juku-Kalle Raid praegu. Ja minu meelest see oli selline mõistlik ühiskonnakriitiline leht ja see oli väga mõistlik ühiskonnakriitiline aktsioon. Sellised aktsioonid toovad nii nende tegijatele tähelepanu ja loomulikult on see mingi isegi võtta kui teatavat õiglast tasu selle tänamatu ühiskonna mädapaisete lahkamise eest. Et selle aktsiooni eest mina küll Juku-Kallet nagu hukka ei mõistaks. See konkreetne aktsioon oli igati okei, aga mis juhtus Juku-Kallega? Et Juku-Kalle on viimasel ajal hoopis teistsugustes aktsioonides ja võtab hoopis sellise valitsuse suure apologeedina paljudes asjades, mis justkui lähevad otsesesse vastuollu ka sellega, mille eest ta justkui oma varasemates aktsioonides ise on kaitstud, mis minu jaoks paneb Juku-Kalle varasema tegevuse põhimõtte ütleme kindlus või põhimõttelisuse suure küsimärgi alla? No ei ole ju, mina selgelt nägija, ma ei näe, mis teise inimese peas toimub, ei ole kaua ka Juku-Kalle lehes töötanud, lähemad kokkupuuteid ei ole, aga minu mulje on selline, et kui inimene on sattunud Riigikokku hea äraolemise peale, ütleme siis sellise peenemasse seltskonda jutumärkides, et võib-olla ta tunneb ennast nagu süsteemi osana, et seda süsteemi, mida ta enne kritiseeris, nüüd ta enam, ta on mugandunud selles masinavärgis. Mina saan sellest niimoodi aru. Toitjagi ette ei ammusta? Kas nii või kuidagi teisiti, aga midagi sarnast. Selline mulje on mulle jäänud. Igatahes on nii, et Aimar Altosaar laseb siis rääkida Juku-Kalle Raidil, kes loomulikult Jaak Valgesse kui rahvuslasse, mis on minu meelest iseenesest juba natukene paradoksaalne, arvestades tema varasemat aktsiooni, suhtub halvasti, see ei ole loogiline, aga suhtub halvasti ja üritab siis Jaak Valget halvustada. Neist, ütleme, repliikidest ei ole põhjust väga palju rääkida, sest Raidi põhjendama hinnanguid on lihtsalt mingisugune pläga ja ma ei hakka pikemalt nagu rääkima, aga tervikuna just Altosaare võte, kedagi siis halvustada nii-öelda kellegi teise kätega, peksta see iseenesest väärib hukkamõistnu, nii et mõistame hukka, mina mõistan hukka. Aga mõned väited ja Altosaare tekst on siis kirjutatud sellises manipuleerivas, vingerdavas stiilis, nagu nad sageli on ja juhime neist mõnele manipulatsioonile tähelepanu. Kõigepealt selline lõik. Poliitiku osalusel toimunud aktsiooni mõte võib ju olla aimatav, kuid välja kukkus see nii, et korraga oli ühe kesklinna maja seinal 2 väga jõulist okupatsiooniaja märki. Kuidas kommenteerida? Vastab tõele. Enne oli seal ainult küüditaja bareljeef ja siis oli seal küüditanud režiimi lipp. Aga need ei sobivad kokku. Kui see punalipp ei sobi sinna, siis ei sobi sinna ka Smuuli bareljeef. Et selles mõttes on väga raskes olukorras need, kes punalippu ründavad, aga Smuuli ei ründa. Kui sa oled stalinismi kuritegude vastu, siis ole ka Kirjanike Liidu vastu, ole Smuuli bareljeefi vastu ja ole nende vastu, kes ei mõista seda aktsiooni. Ega punalipp ei ole kommunismi poolt.
see hõisati sinna ilmselgelt, see mitte, Altosaar aimatav. Mis mõttes aimatav? Valge, esiteks on see igale mõistlikule inimesele ilmselge, teiseks Valge on just nimelt seda ise öelnud. Mis mõttes aimatav? No, ma arvan, et siin on juba mingi funktsionaalse mõtlemise pidur peal, kui sellised ilmselged asjad on ainult aimatavad. Siin on funktsionaalse tõe rääkimise pidur peal, ma kardan, et selline funktsionaalne valetamine on ikkagi see, mida mina kahtlustan. Ma ei keeldun uskumast, et Altosaar ainult aimas, aga ei olnud päris kindel. Et võib-olla ikka tõesti äkki meeldis Jaak Valgele enne see ei ole tõsiselt. Nii ei ole. Ja see on ikkagi kange tahtmine poliitilisele oponendile täiesti abitute ja irratsionaalsete nagu mõttekäikudega nagu kuidagi kahju teha. Sa teed endale kahju, härra Altosaar. Endale teed kahju. Ja veel näiteid sellest, kuidas Altosaar teeb endale kahju. Lõik. Kolleegid on Jaak Valget nimetanud kirglikuks ja väga pühendunud ajaloolaseks, kes ajab lõpuni taga tõde, kuigi seesugused sündmused nagu need, mis toimusid Eesti poliitilises elus 1934. aastal, on mitut moodi tõlgendatavad. Ei ole mitut moodi tõlgendatavad, ei ole, absoluutselt, need on ainult ühte moodi tõlgendatavad. Kamp Lurjuseid tegi riigipöörde. Ja, ma võin lugeda siin selle paar põhifakti, et ei oleks mingisugust võimalik öelda, et meie jutt siin on mitmut moodi tõlgendatav. Ei, Päts rikkus täiesti suvaliselt vastu võetud põhiseadust, vangistas väljamõeldud süüdistuste alusel valimiste eeldatavad võitjad, jättis ära valimised, teostas poliitilise politsei ja sõjaväekooli kadettide abil illegitiimse riigipöörde, mis järel muide halvenesid suhted ka Soome Vabariigiga. Seejärel lõpetas Riigikogu tegevuse, kaotas vaba ajakirjanduse, kehtestas riigi tsensuuri ja lõpuks siis legitimeeris kogu selle tehtud pornograafia tagantjärgi 37. aasta uue enda põhiseadusega. Ja kogu see asi ei erinenud stalinismist väga palju. Ohvreid oli vähem, aga ohvreid oli. Ohvreid oli palju ja peamiselt siis... Ja ütleme, kogu see Pätsi riigipöörde, mitte katse, vaid riigipööre viis ju selleni, mis juhtus 40. aastal. Et riik ei olnud demokraatlikult juhitud ja selles türannlikus olukorras siis lihtsalt alistuti. Keegi ei saa öelda, et see oli demokraatliku valitsuse otsus alla anda. Ei olnud. See oli ühe satraabi otsus, ühe lurjuse ja kurjategi otsus. Täpselt. Et üks väiksem kuritegu, mis oli väga suuris endast, viis teise veel suurema kuriteoni. Ja kuidagi nüüd Valget siin nagu mingisuguses, nagu ei saaks aru, mis toimus. Milleks see koht seal üldse oli? Mida sellega tahetakse nüüd öelda? Valge on üks kahtlane tüüp. Nõukogude Eestile sümpatiseerija. See tuleb taevas appi. Ja siin on veel asju, näiteks me kõik ei jõua läbi, aga mõned väljanopped veel. Kirjutab näiteks niimoodi Altosaar on öeldud ka, et ta võib siis Jaak Valge teistsuguste arvamuste ja seisukohtade väljendajate suhtes olla väga kärsitu ning on väljendanud seisukohta, et mõni endine nõukogudeaegne tegelane ei tohiks üldse oma töid Eestis avaldada. Ja siin ma ise ütlen kohe, et siin käib Altosaari jutt nähtavasti Vladimir Poolist ja tema mälestustest, kes ei tea, kes on Vladimir Pool, see tutvuga Eesti KGB ajalooga. Vladimir Pool, endine KGB töötaja, endine luuraja, kas selline asi on olemas, oleme rääkinud, ja endise luuraja KGB töötaja mälestused, mis räägivad Eesti ajaloost, puhta ajalooliselt võttes ei ole, ütleme, kõige usaldusväärsem allikas ja sellise asja tõepoolest Jaak Valge ütles ja ütles ka, et ei ole siis kõik Vladimir Pooli väited, mida ta esitab, tegelikult dokumentaalselt mitte millegagi kinnitatud, tugineb oma väidetele see vana KGB hunt siis sellistele arhiivimaterjalide, mis väidetavalt on tema enda valduses, kui keegi neid näinud ei ole. Nii et ei pea vist selgitama, miks ei ole hea mõte endise KGB-sniku visiooni, ütleme Eesti teatud ajaloosündmustest nagu puhta kullane võtta. Millised saavad olla selle vana represseerija motiivid? Ainult eneseõigustuslikud või mis siis veel? Üks variant on veel see, et nagu jällegi nagu alati on alust kahtlustada, endine luuraja ei pruugi olla sugugi endine luuraja. Töö jätkub. Nii et, ja siin lõputult võiks minna, ma toon viimase, tegelikult neid oli rohkem meil välja kirjutatud ka, aga me ei jõua kõiki. Viimane lõik siis Altosaare sellisest manipulatsioonist. Kolleeg sõnas Valge kohta, et ta on üsna hästi akadeemiliselt oma vaated ära põhjendanud, mis tõttu tundus see ENSV lipuga jahmerdamine imelik. Mis seos seal on? Täpselt, mul on välja vastupidi, kui inimene on usaldusväärne ajakirjanik, minu jaoks ka usaldusväärne poliitik,
me ei näe mingit põhjust teistmoodi arvata, järelikult on ka see aktsioon usaldusväärne, kuna tegemist on usaldusväärse isikuga, siis teeb ta usaldusväärseid asju. Mu meelest oli, kas nüüd selles loos alguses... Ka minul oli siia just see sama sõna, ma tahtsin sulle näidata, et mul on sinna kirjutatud kommentaariks üks sõna, seos ja mitu küsimärki. Et ei ole seost. Ei ole kui inimene on usaldusväärne, siis ta teeb usaldusväärseid asju. See on seos. Just. Ja see, et ta on akadeemiliselt ära põhjendanud vaated, mis mõistavad hukka stalinismi, see ei välista sellele osutamist hiljem. Ja ta on täiesti mõistlikult ka selle lipuaktsiooni ära põhjendanud. Ja see peaks olema igale ühele aru saadav. Ma imestan ajakirjanduse üle, mis levitab selliseid hämaraid pool- või täiskommunistlikke udukogusid. Täiesti demagoogilised, täiesti vastutustundetud. Õudne. Altasaar on sellist arvamuse, ma ei tea, mitte liidri, aga ütleme arvaja, elukutselise arvaja rolli pidanud Postimehes pikka aega ja ausalt öeldes tahaks juba koputama hakata, et kas selline vana kommari jutt ikkagi ei lähe nagu ühel hetkel nagu läilaks, et seda enam, et Altasaar pidevalt manipuleerivalt ründab ikkagi tegelikult libamisi nii-öelda nurga tagant üritab jalaga sudida pimeduses, saab otsaga enam-vähem iga sellist rahvuslikku algatust, kas on rahvuslik või patriootlik või mis tahes selliseid asju? No ütleme, et see on põhjendatav sellega, et nii tänapäeva globalistidel kui ka muistjatel stalinistidel on üks vaenlane, Eesti rahvusriik. Ja koos siin antud juhul mina näen sellist täpselt samasugust koostööd. Uued globalistid ja vanad globalistid annavad oma vanale vaenlasele Eesti Vabariigile ja selle esindajale Jaak Valgele valu. Nii et kui Postimees tahab arvamuslugejaid juurde saada konservatiivsete või isamaaliselt meelestatud eestlaste seas, siis võib-olla tasuks otsida natukene isamaalisemalt meelestatud ja kõrgema kirjutamise eetikaga arvajaid. Ja see ei pea tingimata, üks neist ei peaks olema kandidaatide hulka kuuluma Olev Remsu, kes siis on teine, kes kirjutas Jaak Valge kohta arvamusloo. Ja see on nüüd natukene teissugune lugu, et ei ole nii manipuleeriv. Remsu on selles mõttes selline ütleme, poksijate keeles tunnistab ainult sirgeid lööke, haake, tema ei löö, tema lööb otse, aga lahmib ikkagi ikkagi täiesti juhuslikus suunas ja kokku on siis kirjutanud nii rumala ja ma kohe saame tõestada neid karme hinnanguid. Nii rumala, totra ja loogikavaba jutu, et minu mõte liikus sinna, et kas see on kirjutatud selleks, et saada kätte honorar, meenutab natuke haltuurat. No ütleme, natuke teen väikse kõrvalepõike kirjanduslukku, et Olev Remsu ju sügaval stagna ajal oli siiski mõistlik kirjanik, kes võttis kasutusele, ma arvan, et see levis omal ajal päris hästi sellise väljendi nagu nälkjad pudelis, mis siis kirjeldas selliseid selgrootuid, poolpunaseid või täispunaseid vaimuinimesi. Seda tuleks jätkata. See töö jäi pooleli. Sõimasid limukaid, väga õige, jätka seda. Ära ole ise, ära muutu ise üheks. Ära muutu ise limukaks, väga õige. Et selles mõttes on kummaline jah, et Rems ongi siin nagu, see tema lugu on nagu, osaga tuleb nõus olla. Ta alustabki sellest, et nii, stalinism pole ju ilus, eks ole, ja stalinisti kuju ei sobi ja sellega tuleb nõus olla. Ja siis hakkab kuidagi jõurama, et see valge asi ka ei sobi. Et kuidas see saab nii olla, et kui stalinism ei sobi, kuidas siis ei sobi ka stalinismi vastane aktsioon? Ma ikkagi tahan inimestele teha ühe asja selgeks. Palju on selle üle kommenteerimist igal pool avalikus meedias ja nii. Ja kuskil, mõnikord viskan ühe kommentaari ainult, kas kirjanike listi või kuskile Facebooki, mis kõlab nagu ühtemoodi. Mina olen mõrvatute poolt ja mõrvarite vastu. Et oleks ilmselge see, et tegemist on ikkagi väga suure kuriteoga, tegemist on mõrvaritega ja üks laevakoer Murkast kirjutatud raamat ei tee seda mõrva olevatuks, ei tee kuritegu olematuks. Väga lihtne. Ma soovitan seda ka ajakirjanikele, toimetajatele, lehe omanikele, kõigile neile. Kelle poolt olete? Kas nende poolt, kes tapsid stalinistide poolt või nende poolt, keda tapeti. Võtke see positsioon ja asjad saavad kohe lihtsamaks. Ja väga lihtne on ka siis seda Remsu lugu kas toimetada,
teha ta 2 osaks, üks, mis on stalinismi vastu ja teine, mis on stalinismi vastase tegevuse poolt. Et minu meelest on see toimetamata lugu. Jah, või saata Remsu tagasi öelda, et Olev, nüüd on selline lugu, et su 2 poolt loost on vastuolus, ehk et sa alustad oma lugu sellest, et räägid, et tegu on sihiliku solvamiskatsega ja siis põhjendad päris kenasti ära, et tõepoolest on Smuuli bareljeefi näol tegu sobimatu asjaga, tegemist oli stalinistika ja nii edasi. Aga kui, siin on ju ilmne vastuolu, eks ole, kuidas saab olla tegu solvamisega, kui nii-öelda probleem, millele osutatakse, on täiesti olemas ja täiesti selge, nagu siis Remsu ka ise osutab. Solvang on see, kui näiteks mina ütlen sulle stalinist. Sa ei ole stalinist, ma valetan, ma halvustan sind ja see on solvang. Kui öelda Smuuli kohta stalinist, siis ei ole tegemist solvangust, tegemist ongi stalinistiga. See on tõsiasja tunnistamine, ei ole solvang. Kui arst ütleb, et sul on lamp jalad oma patsiendile, siis see ei ole solvang, vaid lihtsalt ta pani diagnoosi. Ja millele veel Jaak Valge pandud punalipp osutab, on see, et ega võib-olla täna Kirjanike Liidus enamuses olevate inimeste maailmavaatelised mõtted ja meelepärased ideed Smuuli omadest nii väga palju ei erinegi. Et okei, üks asi on see stalinism Smuuli puhul. Smuuli võib võtta stalinistina, samas võib teda laiemalt määratleda pigem siiski sellise sotsialisti, võib-olla kommunisti, võib-olla punase vasakpoolse mõttelaadiga inimesena. No küüditamine on ikkagi nii ränk stalinism ei ole niivõrd ideoloogia, kuivõrd see oli selline võimu. Aga kui vaadata ideoloogilises plaanis, siis mõrv on mõrv. Ükskõik, mis nimega me seda mõrva nimetame, stalinismi või kommunismi või sotsialismi või kollaboratsionismina, see on lihtsalt mõrv. Ma olen nõus, aga ma püüan nüüd jõuda sinna selle mädapaiseni, mida me lubasime alguses. Et ma üritan nagu lahti mõtestada, miks tegelikult ikkagi Eesti Vabariigi Kirjanike Liit kaitseb bareljeefi. Ma olen kindel, et tänapäeva vasaklastest meie kirjanikud ei ole tõenäoliselt stalinistid ei kiida heaks inimeste mõrvamist. Aga mida nad siis heaks kiidavad? Ja siin tuleb nüüd ikkagi mängu minu meelest see maailmavaade, et see, mida jämedas joones Juhan Smuul esindas oma vaadetelt, ei erine sisult, just ideoloogilise maailmavaate sisult, väga palju sellest, mida tänapäeval esindavad Kirjanike Liidu siis vasakpoolsed inimesed, mis tähendab, et Smuul ja selline sotsialistlik mõttelaad tervikuna, Smuul natuke sümboliseerib seda, et olla sotsialist justkui on okei. Et see on nagu see, mille pärast minu arvates tänasel võitlus tegelikult käib. Ma tahan ühe täpsustuse juurde, et ära ole nii kindel, et tänased vasakkirjanikud ei taha inimesi mõrvata. Ma võin sulle nimetada mõned, kes on täiesti avalikult mõrva mõtteid veeretanud. Üks neist on Berk Vaher, Tartu kirjandusmaja, ma ei tea, vist on praegu veel, on ta seal esimees või ülemus või kes ta on, kes koroonaepideemia ajal tegi postituse, et need, kes nüüd ennast süstida ei taha ja kui nad siis nüüd peaksid haiglate ümber kuhjuma, tuleks nad kuulipildujatega maha niita. Ja ma mäletan ka, ma arvan, et see oli sotsiaalmeedias ja täpselt samal kanalil või vähemalt väga sarnasel kanalil tegi väga sarnase avaldusega keegi Kohv, on üks selle nimeline meeskohv, mitte naiskohv. Indrek Kohv vist. Jaa, Indrek Kohv, kes Ukraina sõja puhkedes tegi sellise avalduse, et nüüd tuleks astuda Kaitseliitu, aga mitte selleks, et võidelda välisvaenlase vastu, vaid õigel ajal astuda relv käes Varro Vooglaiu ja selliste sisevaenlaste vastu. No ma ei näe siin nagu mingit vahet. Ta ei öelnud, et tuleks maha lasta, aga ta sõnastus on täpselt, mõte oli sama, tuleb võidelda sisevaenlasega. Et hävituspataljoni vaimsus Kirjanike Liidus ei ole kadunud. Ei ole kadunud. Et kui täna siin mõned võib-olla marginaliseerivad seda, ütlevad, see ei ole tõsi, nii ütled, nii sama pläkutavad, siis tegelikult nii sama pläkutajat eristabki massimõrvarist nii-öelda võim seda oma sõnu täide viia. Jah, aga ütleme, kõik algabki pläkutamisest. Ja see, et kommunistid on mõrvarid ja on seda alati teinud, kui võimalus on. Ei tähenda, et praegused jutumehed kunagi ega siis meie hävituspataljoni kirjanikud ju ka enne ei saanudki kedagi tappa, kui avanes selleks võimalus. Ja kui võimalus avanes, siis selgus, et ei olnudki ainult jutumehed ja üritasid jõudumööda kaasa aidata, et mitte nüüd nad oleksid ise nagu suured laskmaamehed olnud kõik. Mõni lasi kah muidugi, Uno Lahe portreed ei ole seal, ehkki võiks olla, eks ole, tema lasi ikkagi oma käega inimesi maha. Et sellised koledusi võib juhtuda siis, kui ei tehta järeldusi, kui ei õpita ajaloost. Ja kui täiesti otsitud ettekäänetega massimõrvasid ja massimõrvareid õigustatakse. Üks lasteraamat ei õigusta massimõrva.
Nõukogude ajal ilmus väga palju lasteraamatuid. Ometi on see ju ilmselgelt inimvaenulik režiim. Aga ma üritan veel tulla korra tagasi selle oma teooria juurde, kas kirjutad alla või vaidled vastu, et paljuski täna üritab tegelikult Smuuli bareljeefi eest võideldes suur osa Eesti Kirjanike Liidust õigustada ühtlasi seda, et sotsialism on justkui võiks olla Eesti Vabariigis siis, kuidas ma ütlen, tolereeritud või siis omada eluõigust kuni sümboolse tasandini välja, kas siin ei või olla asi selles? Ei, kindlasti selline vasak sümpaatia, see on arusaadav. See on nii. Aga meil on ju kirjanikest sotside partei liikmeidki, ma ei tea, mõni on välja astunud, kõik ei ole. Et see on olemas. Inimesed mõtlevad niimoodi ja kui lugeda nende kirjutisi, selles ei ole vähematki kahtlust, et nad on ju punased. Minust pole üldse tähtis, kas ta on sotsialist, kommunist, feminist, globalist, mis iganes. Minu jaoks on nad kõik kommunistid. Viimane küsimus, kas Eesti Kirjanike Liit ei peaks olema puhtalt rahvuslik organisatsioon juba? Muidugi peaks olema. Meie riik on ju rahvusriik. Meie põhiseadus on rahvusriigi põhiseadus. Ja kui meie riigi preambul räägib sellest, et selle riigi eesmärk on Eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmine läbi aegade, peaks olema ka Kirjanike Liidu eesmärk. Ja ometi ei ole see niimoodi. Ja ma arvan, et siin ei olegi mingit head lahendust, et see Kirjanike Liit peab lõhenema. Et sellest peab saama 2 liitu, rahvuslikud kirjanikud ja rahvusreetoritest kirjanikud või globalistidest kirjanikud või kommunistidest kirjanikud. Seal ei ole mingit vahet. See on kõik üks ebameeldiv kamp. Aga mina kutsun üles aktsioonideks, et härra Valge aktsioon väga hästi õnnestus. Väga palju leidis meedia tähelepanu, kõik see meedia tekitas segadust ja näitas oma küündimatust ja erapoolikust. Siis mina kutsun üles viima kalmuküünlaid stalinismi ja Juhan Smuuli ohvrite mälestuseks Smuuli bareljeefi alla. Harju tänav 1 maja seina äärde. Siin on muidugi kirjanikud võiksid teha selleks ilusa aluse, et see oleks nagu esteetilisem ja väärikam, aga kuni seda alust seal veel ei ole, siis sinna, palun viige sinna küünlaid. Tehke seda, viige küünlaid, viige lilli ja ühtlasi, kui te seda teete, siis ka mõelgem selle üle, mida ka Jaak Valge siis Objektiivile antud intervjuus ütles, et võib-olla osutab kogu see puhkenud jama ja sellele eelnenud jama siis juba Smuuli bareljeefiga ka sellele, et me ei ole tegelikult oma tuba selles asjas, selles punase sodi osas korralikult ära koristanud. See jäi tegemata juba eos, meil oli selleks õige aeg, me ei teinud seda tol hetkel ja nüüd on selge, et see oli viga. Meil tuleks tegelikult praegu oli teine aeg, nüüd oli jälle aeg, kus punaseid ausambaid maha võetakse. Ei, rapsivad, vinguvad, kiunuvad, see on alatu. Näidake, et olete mõrvatute poolt ja mõrvarite vastu, viige kalmuküünlaid Kirjanike Maja seina äärde, Juhan Smuuli lõusta alla. Ja andke sellega oma hinnang sellele punasele aktsioon peab jätkuma. See asi tuleb sealt seina pealt maha võtta. See on piinlik. Kui kirjanikud ise pole võimelised aru saama, aidake teile mõista, mis on mõrv, kes on mõrva poolt ja kes on mõrva vastu. Aga meie läheme nüüd edasi ja meid ootab järgmine teema, mis oma olemuselt justkui pärineks sellest samast ajastust tegelikult ja vaatab ta meile vastu siit, kui võiks arvata, et totalitarism tuleb karjuva tuld sülitava lohena, koletisena, mingisuguse ei mäletanud nende kõikide antiiksete mütoloogiliste koletiste nimesid, Minotauros või Hydra. Jah, Korgomeduusa. Korgomeduusa, et ei tule totalitaristlik jama või totalitaristlik düstoopia sellisel kujul, vaid tuleb Veiko Kommusaare viisakal, igati lakutud moel, helesinine lips, selline kergelt hõbetav juus, väga sõbralik naeratus ja sellise sõbraliku vigurjutuga ei ole ime, et ära petab ja ei ole tema ainus ja milles siis asi järjest tuleb igasugused selliseid totalitaristlikke algatusi. Kõigepealt see sama Siseministeerium tahab keelata isikustamata kõnekaardid, nii kõik oleks selle teada vähem privaatsust ja naeratades vestab, et ärge muretsege, et räägib seda, et saage aru, et ikka on kurje inimesi, kes tahavad vabadusi ära karistada või ära kasutada, et mis on lahendus. Lahendus on loomulikult see vabadus ära võtta. Paljud kurjad inimesed kasutavad kirvest, haamrit, kirvet tuleb ära korjata, nöör tuleb ära korjata, munakivi tuleb ära korjata. Leia üks asi, millega ei ole kurja tehtud. Ajakirjandus, sellega on palju kurja tehtud. See tuleb ära kaotada.
tuleb ära kaotada kõik, sest seda kõike saab kuritarvitada. Ja riigiaparaat, kui palju sellega on tehtud halba läbi ajaloo? Seda ei saa ära kaotada, sest siis ei saa makse kehtestada, aga muud asjad tuleb ära kaotada kõik. Ja sellise sõbraliku näoga ja räägivad täiesti tõsimeeli sellist juttu ja järjest rohkem tuleb nagu mõte pähe, et kuidas see võimalik on, et see ei ole ainukene selline jutt ja viimasel nädalal on seda laadi infot tulnud erinevatest kohtadest, millele siis Martin Helme ja EKRE on ka väga otsustavalt õnneks vastanud, et jääb ära, et mingid järeleandmisi ei tule, seadusi hakatakse tagasi pöörama, nii teravat vastasseisu ei mäletagi, aga siin veel näeme seda viidet, kuidas siis õigustab Kommusaar seda oma plaani nii-öelda just nimelt sellega, et vabadus saab kuritarvitada. Loomulikult kõike saab kuritarvitada, aga puht loogilisel tasemel see ei saa olla nagu põhjendus, miks siis vabadus ära võtta, et see ei ole lahendus. No, on ju ka olnud autojuhte, kes sõidavad meelega rahva sekka. No, mida iganes, igasuguseid asju. Vabadus on ikkagi see, mis teeb elust, see on inimesele loomulik olla vaba. See on see, mille pole püüeldaks, selle nimel on vabadussõda peetud. Ja sama hea, kui see tõhk ütleks, et riigiga kaasneb kuritarvitusi. Ükskõik milline tõhk ütleks, et vabadussõda on ju halb, et seal ka keegi tegi midagi paha ja keegi tapeti ära. Ja väga halb. See on nagu ohutuse seisukohast on nagu väga halb. Aga nüüd on niimoodi, et lõpuks siis läitasime neid lihtsalt soojenduseks ja jõudis, absurd on juba tegelikult või see vähk on ametkondades edasi arenenud ja ajanud oma siirdeid tegelikult juba ammu igale poole laiali ja nüüd siis selgus Kanal 2 reporteris väga hea käsitlus tegelikult ja tuleb kiita siin Kanal 2, et Saue ametnikud on juba nuhkimas eraisikute prügis ja pildistavad kõik üles ja seostavad need konkreetselt inimestega, ehk siis pildistavad valikuliselt inimeste prügi ja on nimetanud selle uskumatu totalitaristliku jama siis prügibingoks. See on midagi umbes sellist, nagu kommunistid oleksid omal ajal. See oleks nagu lotovõit, kui sinu prügikastis songitakse. Et omal ajal selline oleks, ütleme, nõukogude riik oleks rakendanud Makarovi bingot, et vaadatakse, pildistatakse üles, kui selgub, et ajasid ringvastast juttu lastakse kuul pähe. Ja meil ei ole muud ei jää üle, kui me peame nüüd vaatama natukene seda videot ja siis kommenteerima, sellepärast, et see justkui ei tundu, võib-olla see ei tundu, paljudel see tundub ilmselt kohe ikkagi täitsa uskumatu lugu, aga see ei ole uskumatu, see on juba täielik reaalsus ja seda juba tehakse, et see ei ole siis plaan. Ei, see käib ja inimesed täitsa tulevad jälle naeratusega nagu Veiko Kommusaar kaamera ette ja hakkavad seda õigustama. Ja ega midagi ei ole öelda, võtame video ette ja vaatame, millega siis tegemist on ja hakkame päris algusest tulema. Tallinna külje all Saue vallas on hiljaaegu lahti rullunud üks omamoodi lugu. Vald on nimelt tellinud kohalikule rahvale prügibingo. Bingo võitjad ehk need, kes on prügi õigesti sorteerinud, saavad kiituskirja ja kotitäie tänu. Bingo kaotajad ehk prügi sorteerimisega jänni jäänud inimesed saavad vallalt aga e-kirja, kus on kirjas inimese nimi, isikukood, aadress ja kaasas ka pilt jäätmetest. No kõigepealt selline, et ühel hetkel tuleb sulle siis kiri, mis sisaldab pilti sinu prügist ja vald kirjutab sulle siis, kui sa oled olnud tubli, siis kiidab sind ja kui ei ole, kirjutab, et suur vend teab, mida sa teed, selline ähvarduse moment siis selgelt valla poolt, et suur vend teab, mida sa teed, ta teab sinu nime, ta teab, kus sa elad, ta teab, et sa ei sorteeri oma prügi. Ja mis sellisest asjast nüüd arvata? No ega see on ju täiesti asjade loomulik käik. Ma mäletan, meil kunagi ju torkas silma selline totrus, et kavatseti komposti nagu hunnikutes sonkima hakata. Ja nüüd on nad siis hakanud prügikastides sonkima. Et see tundub olevat mingi kergelt väärastunud maailmavaade. Mingisugune saprofaagiline kalduvus ametnikel. Kes jälkuses mustuses ja samm koprofiiliani. Jah, aga ma üldse järgmisena ollakse juba koprofiilselt. Seal organoleptiliselt maitstes üritavad nagu selgeks teha, mis seal prügikastis on. See on ikkagi ülemõistuse. See on ülemõistuse. Muidugi ma saan aru, et see Eesti riik on ju võtnud endale mingid metsikud kohustused selle prügi taaskasutamise, selles osas ülemõistuse, keegi ei ole sundinud. Ma saan aru, et Euroopa Liidus on umbes 3 taset selle prügi käitlemise nii ja naa. Et meil on võetud vabatahtlikult endale kaela nagu kõige suurem nuhtlus ja võib-olla nad on hädas. Võib-olla ähvardavad eurotrahvid selle entusiasmi eest, mis siis mõni usin ametnik nagu kõigile kaela on määrinud ja üritatakse nagu välja keerutada. Ma ei oska nagu muud nagu ratsionaalset põhjust siin nagu leida
selles. Oota, aga siin on üks põhimõtteline probleem, et minnakse sinu isiklikke asju sorima nii-öelda ilma sinu loata selleks, et sind survestada tegema mingisuguseid asju, mida sa ei taha teha või ei pea vajalik, ükskõik mis iganes, et kas ei ole kuidagi nagu seadusevastane, et siin, kui me vaatame nüüd seda videot edasi, siis... Ma arvan, et see on seadusevastane, sellepärast, et ma saan aru, et seal olid isikukoodid, aadressid, pilt sinu prügist, et just nagu võiks olla delikaatsed isikuandmed. Vaatame korraks videot veel edasi. Tarbimise kõrvalproduktid on prügikotist muide lahti lõigatud ja siis üles pildistatud, et isikule näidata, kuivõrd ebaeduka prügisorteerijaga tegemist on. Isikustatud prügi sorteerimine, jälgimine, seostamine inimestega on ju jälitustegevus ja minu teada selleks mingit prokuröri luba ei ole, nii et mina ütleks, et see on ebaseaduslik jälitustegevus. Sellised lood, et nii ütleb siis... Siin oli küll kirjas, et Heiko Märks, et minu teada peaks olema tegemist härrasmehe, kelle nimi on Heino Märks, aga sellegi poolest, et Heino Märks ütleb, see on esimene nii-öelda diagnoos, et illegaalne või ebaseaduslik jälitustegevus ja hakkame siis uurima neid seadusi, et me tuleme kohe siia tagasi, aga kõigepealt, kas on meil siin üks slaid võtta ja see slaid siis pärineb meie enda põhiseadusest ja paragrahv 26. Igaühel on õigus perekonna ja eraelu puutumatusele, selline lugu, pluss riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi kellegi perekonna ega eraellu sekkuda muidu, kui seaduses sätestatud juhtudel ja korras tervise, kõlbluse, avaliku korra, blablabla või teiste inimeste õiguste vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks. Nii, kus siin, kas sa nüüd näed? Kurjategijat ma ei näe. Mina näen kurjategijaid seal, mis asi see oli, vald. Kuriteo tõkestamist kohtus ei ole kedagi veel süüdi mõistetud, aga alus kahjustada on või kahtlustada on siis ebaseaduslikus jälitustegevuses, põhiseaduslike õiguste rikkumises, läheb vist genotsiidi alla. Ma arvan. Ma päris nii karvit ei paneks, aga kindlasti on see põhiseaduse selges vastuolus põhiseaduse, see mustvalgel kirjas, et siin loetakse täpselt üles, mida teha ei tohi, et kohalikud omavalitsused ei tohi ilma põhjuseta perekonna ja eraelu puutumatust rikkuda ja just seda tehaksegi täpselt. Täpselt nii. Ja vähe sellest tegelikult siis tegemist on ka üldise nii-öelda inimlikus plaanis inimese põhiõiguse riivega, et nimelt see põhiõigus on siis privaatsus. Meie Eesti põhiseaduses sõna privaatsus konkreetselt ei ole, kuid ärge heituge, ta on olemas ÜRO inimõiguste deklaratsioonis artikkel 12, no kas sa näe, milline punkt sattus nüüd küll ebameeldiv lepid käe. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, ehk siis õigus privaatsusele tõepoolest on inimese põhiõigus ja ka sellesse siis täiesti jultunult sekkub Saue vallavalitsus ja kuulame siis huvi pärast ka natukene neid põhjendusi, mida siis vallavalitsus lalises selleks, et kuidagi selgitada, miks justkui selline põhiseaduse rikkumine on täiesti okei. Et siin oli üht-teist päris huvitavat. Küllap on ka bingo võitjatele vastumeelt, et võõrad inimesed nende prügikoti lahti lõikavad, seda vaatavad, pildistavad ja analüüsivad. No inimesed on hämmingus, sest tegelikult, kui see prügi lahti võetakse, on seal kõikvõimalikke intiimseid jääke, seal on ravimeid, ravimiinfot, mida keegi tarvitab, seal võib olla mida iganes, ma ei tea, vanu parteipiletitest kuni seal poolpõletatud pühakirjadeni välja, et see on täiesti haige ja mina arvan, et vallavalitsus peaks sellest vastutama, et selline asi üldselt lubatud on siin vallas. Tõepoolest, mis siis, kui prügi sisse on sattunud nõndanimetatud delikaatseid isikuandmeid, mõni pooleks lõigatud ID-kaart või vanad retseptiravimid, mida vallaametnik nüüd prügi omanikuga seostada saab ja pärast selle peale itsitada. Külajutud levivad teadupärast kiiresti. Isikute andmed on konfidentsiaalsed, neid ei ole kuhugi lekitatud. Pilte tegi ettevõte, kes prügis sorteeris ja pildid tulid süsteemi ja saatis laiali meie ametnik. Nii. No milles probleem? Probleem on selles, et isikuandmetega tutvub mingisugune prügifirma, siis ametnik, kes saadab välja. Ütles, et ei ole lekitatud, aga siis jätkab rääkimist, et prügifirmal on need ja siis on valla ametnik. Need on lekitatud prügifirmale, need on lekitatud mingile süsteemile, ilmselt on seal süsteemil mingi haldur ja siis veel isikule, kes saadab laiali neid valla meile või mis iganes nad siis seal on. Järelikult siin on väga mitmesse kohta lekitatud. Ma ei tea, kas neid peaks siis 100 kohta lekitama või
et üleüldse see lekitama, just nagu lekitamine oleks probleem, ehk kui ma lähen ja murran nagu sinu tuppa ja sinu koju sisse tasju varastad ja sa satud mulle peale, siis ma lohutan sind, et sa ära muretse ma ei ole seda infot, mis ma sain kuhugi lekitanud, aga probleem ei olegi selles, et lekitamises, probleem, et sa ise selle kätte sai. Ma tassisin su teleka ära, aga ma ei lekitanud seda kuskile. Ma ei andnud seda kellegi kolmandale osapoolele, isikule ei ole seda telekat andnud. Teleka andsin prügifirmale, külmkapi viisin vallavalitsusse. Lekitanud ei ole midagi. Lekitatud ei ole midagi. Ei ole kuulnud kuskile kolmandatele osapooltele. Et ei ole kolmandatele osapooltele antud, aga esimesele ja teisele. Siin oli juba 4 osapoolt. 4 osapoolt on juba loetud, kes said need asjad oma valdusse, aga kolmandal ei ole antud. Et see ei lohuta, et kolmandal osapoolel ei ole lekitatud, aga esimene, teine ja 4. osapool kõik. See kõlab juba nagu mõrvari õigustus, et ma tapsin ainult 3 tüüpi. Ma ei ole 4, ma ei tapnud ju. Või 3 ja 4, ainult 1. Et selles mõttes, et ei, et 3. ja 4. inimene me ei ole siin nagu ainult, jah. Vaatame veel. No ka 3. osapool võib ju olla see sama inimene, kes pilti teeb, ütleb, et naabrimati anaaltapid seal olid, et see on ju tegelikult päris tõsine mure inimestel. Omalt poolt võime kinnitada, et need info ei leki kuhugi. No nii, Sven, omalt poolt võib kinnitada, see oli siis Saue valla keskkonnaspetsialist, et info ei leki. Kas sa tunned ennast julgemalt? Sinu info, mis sinu prügikastis oli, ei lekkinud prügifirmasse, öeldi sulle praegu. Öeldi, et see ei lekkinud vallavalitsusse. Ja sa usud seda juttu? See tegemist ei saa uskuda, sellepärast, et ta just selgitas, et need on vallavalitsuse käsutuses, et need on prügivedaja käsutuses, see tähendab, ta valetab, kui ta ütleb. Absoluutselt. Ja üldiselt ajakirjandus oli päris terane siin, peab ütlema, et ikkagi juhtis tähelepanu ebakohtadele, aga lihtsalt võiks veel nii palju nagu juurde lisada, et löögu peale tempel vale. Kui ikkagi ametnik ilmselgelt valetab, siis punane tempel otsa ette valetab. Nii nagu eetripildis on see vilgub punane tulukene otse, et niimoodi võiks hakata vilkuma valetab. Kui inimene ilmselgelt räägib juttu, mis tõele ei vasta. Või jälle valetab, kui ta teeb seda korduvalt. Või valetavad grupiviisiliselt, kui seal on mitu seltsimeest ajavad valet välja. Me tundsime mõlemad puudus sellest samast sildikesest, mis annaksid märku, aga see ei ole veel kõik. Ja kui inimesed ise viskavad oma prügikasti, mis on konfidentsiaalne, siis tegelikult sel hetkel, kui prügi kallatakse prügiautosse, on jäätmevaldaja oma jäätmed üle andnud jäätmevedajale, need ei kuulu enam talle. No vaat sulle, need ei olegi probleemi, ei kuulu enam talle. Kui prügi ei kuulu mulle, siis ma ei vastuta enam selle eest. Siis on tegemist prügifirma probleemiga ja kui see prügi on valesti sorteeritud, siis rullige selle prügifirma kõrvu, sest see on tema prügi. Minul pole sellega enam mitte mingit asja. Et kui tema kasutab sellist loogikat, siis inimesed kaitske ennast sama loogikaga vallavalitsuse vastu. See peaks töötama. Et vastutus on paraku selline asi, millega kaasneb, mida saab võtta alati ainult tervikuna, et nii sa vastutad korraga nii hea kui halva eest, ehk et täpselt nii, kui tõepoolest, nagu ütlesin, keskkonnaspetsialist leidisid enda arvates mingi augu juriidiks, et teie prügi ei kuulugi enam teile nii-öelda peale seda, kui vallavalitsus võttis selle oma hooleks ja prügifirma siis sellisel juhul ka pretensioonid palun loomulikult prügifirmale, mitte ma näen, et siin on ajakirjandusele jäänud üks väga, väga oluline teema nagu 2 silma vahele. Mina näiteks ei saa aru seda videot kuulates, kuidas, kui kellelgi on eramaja ja ta paneb oma prügi sinna oma prügikasti, siis on võimalik see prügi ja inimene kokku panna. Aga kui ta elab paneelmajas, seal on suur konteiner, mõnikord see konteiner on mitme maja peale, kui ta viskab sinna siis prügikotis, kas siis keegi tõesti kuidagi leiab nüüd mingite DNA või mille järgi, kelle prügi see seal täpselt on. Prügikollid käivad seal tuhlamas, lõhuvad need kotid ära, kõik on läbi segi nagu pudru ja kapsad. Et kas see tähendab, et jälitatakse siis edukalt ainult eramajas elavaid inimesi? Ja kuidas see sama menetlus siis käib nagu kortermaja inimestega? See on mul arusaamatuks. Kus on võrdne kohtlemine, teine on, et kuidas siis ikkagi, kuidas see käib seal kortermaja suures nagu prügikastis? Mina tahan teada, mul jäi arusaamatuks. Võib-olla peavad inimesed, kes viivad oma prügi välja, hakkama oma prügikotti siis kortermajades arustama oma nimega, et vallal oleks lihtsam, et vallaametnikul oleks lihtsam töötada fotoaparaadiga. Ja võib-olla ikkagi valdades peab seaduse järgi olema sellised ühiskondlikud prügikastid. Vii oma prügi sinna. Las nuhivad seal. Tõmmata see kott lõhki või see tõmmatakse küll niikuinii lõhki, aga igaks juhuks tõmmata ta veel lõhki ja ma tahan näha, kuidas nad seal siis toimetavad ja majandavad ja nuhivad.
Vaatame veel, siin see ei ole viimane õigustaja, et siin tuleb veel selle teenuse niinimetatud prügibingo pakkuja tuleb veel omakorda eetrisse erakordselt sümpaatse, kergelt iroonilise naeratusega üritab naeruvääristada neid, kellele selline idee ei meeldi. Fotosid näeb ettevõte, kes selle tegi ja saadab laiali vallavalitsus. Rohkem keegi neid pilte ei näe. Kui need on sattunud sinna, siis need sõidutakse selle prügiautoga Iru põletustehasesse ja põletakse ära. Mõistagi, aga sellest ju tehakse pilt ja siis saadetakse vallavolikokku ja jumal teab kuhu veel, et kas sellele olete mõelnud, et kuidas see nagu andmekaitse või juriidilisest seisukohast on? No, ma rõhutan veel kord, et see on omavalitsuse kasutusel olev tööriist. Keegi ei saa endale osta sellist tööriista ja hakata tegema naabri peal prügikasti sorteerimise uuringuid, on ju. Kujutad ette, et see on selline tööriist, et see on nagu lihtsalt, see tegemist ei ole ühesõnaga mitte mingisuguse suvalise isetegevusega, vaid tegemist on tööriistaga. Jah, et see on ikkagi süsteemne represseerimine. See jutt alguses kõlas ja niimoodi, et kui oleks tegemist mõrvaga, ma tapsin ühe prügifirma töötaja, ma tapsin ühe vallavalitsuse töötaja, ma põletsin ju laibad ära. Ja see on mul siin üks mõrvariist, ega see on vallavalitsuse mingisugune mootorsaag, ega teil ei ole sellist saagi üldse. See on tööriist lihtsalt. Teie rull on meil siin tööriist siin kohalik ja teil niikuinii ei ole ärge kartke, et nüüd naaber teist teerulliga üle sõidab. Seda teerulli neil ei ole. Et üldiselt ütleme nii, see tegemist on tööriistaga ei põhjenda seda, et vald rikub põhiseadust. Et absoluutselt, see on just kui see, et kui ma lähen ja löön inimese kirvega maha ja siis pärast hakkan selgitama, et te olete millest nüüd täiesti valesti aru saanud. Esiteks ma põletsin laiba ära ja teiseks on see tööriist. See on tööriist, millega see ei ole mingi mõrvarell, see on lihtsalt tööriist. Selle tööriistaga sai tõesti pähe löödud ja seda igaüks ei saa teha, ei saa. See on nii-öelda vallale kuuluv kirves, valla kirvega ei saa, et sa tuled ja võtad valla kirve. Ei, siin on kõik, vallalt sai korraldus, vald ütles, et on siin inimene ei sorteeri oma prügi, löö talle kirvega pähe, kasutasime seda tööriista isiku vastu ja isik kõik on kõik on korrektne. Et probleem ongi selles, et seda niinimetatud tööriista kasutatakse, et seda tööriista ei peaks ühes õigusriigis olema. Tööriista ei peaks üldse kasutama. Kõige vähem peaks seda kasutama riigi omavalitsus, kõige vähem peaks sellist tööriista kasutama. Et selliseid tööriist oli nõukogude ajal riigil ohtrasti, aga jah. Kus siin ütleme... Teistel ei olnud võimalik kasutada. Põgusa analüüsiga on tuvastatud umbes 4 seadust, mida on rikutud. Paraku nii on. Ja kõige uskumatum on see, et üldse mingit probleemi ei ole. Külanõukogus jälle omad inimesed otsustati ära, teeme ära. Ja tehtigi. Ja pole mingit arvati, et ei tule välja. Mis saaks olla selles halvasti, kui sa lähed ja uurid inimeste, pildistad nende prügi üles, murrad nende koju sisse ja ma ei tea, lähed, võtad nende köögikapist kohvi, ma ei tea, filtrite karbist, võtad ümbriku ja loed nende kodus oleva raha üle. Näed, siit on tulumaks maksmata. Aga naabrimees ju ei loe sinu raha üle. Ei maksa karta seda. Ei, see on omavalitsuse tööriist, ega naabrimees ei saa tulla lihtsalt sisse murda. Ka omavalitsus tuleb ja loeb kõik üle. Et nüüd halloo, siin ei ole muud, kui lihtsalt peaks koputama inimestel natuke otsa esisele, et kusagil on piir ja see piir on ammu selja taga, see piir on ammu ületatud ja ei saa tegelikult lasta riigil lihtsalt omavolitseda, seadustele sülitada, et põhiseadus, inimõigused, see ei ole mingisugune sõnakõlks, et kui need ei kehti, siis need ei kehti. Aga kui meil on nad seaduses kirjas, siis nad ju peaksid kehtima. Ma peaksin riik ikkagi kodanike omavalitsuse eest kaitsma. Kui siin on mingisugused kiirreageerijad, koerad peksku raudnuiaga, kuidas kohvikutega on käitutud, kui tekib mingi kahtlus. Praegu on asi enam kui kahtlane. Enam kui kahtlane. Kahtlusest on juba asi kaugel, kõik on selge ju, kõik on siin selge, siin ei ole midagi. Me peaksime arutlema ilmselt praegu ainult selle üle, et miks ei ole tänaseks päevaks Saue vallavalitsus juba tagasi astunud ja miks neist sellest loost ei kirjuta kõik suuremad päevale. Ja miks ei ole algatatud uurimist? Jah, menetlust. Just nimelt. Kas seda ei ole peetud otstarbekaks mingil põhjusel? No, mis siin teha? Me peame minema edasi, jäägu see siis inimestele mõtlemiseks ja meid ootavad ees natukene võib-olla pehmemad teemad, ehkki jumal teab, et sellised pehmed teemad nagu need on, võiksid ka meedias mitte olemas olla. Võtame siit kohe ette järgmise slaidi ja sealt vaatab meile vastu toimekas ukrainlanna, kes töötab restoranis, õpib eesti keelt ja aitab varjupaiga loomi. Ja mis võiks sellises sümpaatses inimeses tema juhtumis nagu valesti olla ja temast kajastavas loos.
ja kirjutanud on siis keegi Angelina Lonselle, mis ei ole Eesti nimi, ma ei tea, kas see on Ukraina nimi või on see Vene nimi. Mina kinnitan, igaüks, kes mind teab, või see ilmselt minu tuttavad kõik teavad, et mina olen suur Ukraina patrioot, ise seal koha peal käinud 2 käega, toetan ukrainlaste võitlust ja üldse pean Ukraina riigist ja inimestest tohutut lugu. Aga see ei sega mul sugugi märkamast fakti, et antud loo peakangelana Olena Litvin jõudis Ukrainast Eestisse mullu 9. märtsil ja tema kodulinn on Dnipro. Mis on asja juures valesti? Siin ilmselt juba skeptiline Sven aimab, mis on valesti. Ma arvan, et seal käib meeletud lahingud käivad seal linnas. Just ei käi. Ai, kuidas ma niimoodi eksisin. Vabandust, väga vabandan. Aga miks ta siis põgenes, kui seal lahingud ei? See on hea küsimus, et Dnipro, igati sümpaatne linn, suur linn, ligi 1 miljon inimest, lahingutsoonini on sealt umbes 100 kilomeetrit. Dnipro igaüks minge vaadake, õitsev kaunis linn, kuhu tõsi, kokku on kukkunud, minu meelest on olnud sõja alguses saadik 6 raketirünnakut, ja kõikide nende raketirünnakute ohvriks on kokku vist langenud tänase seisuga, kas oli 40 inimest, mida on kindlasti oluliselt vähem, kui on seal liiklussurmasid. Aga mina ikkagi lugenuna Igor Taro ja teiste ekspertide analüüse tean, et mürske ei ole venelastel, rakette ei ole. Need kõik on ammu otsas, tankid said jõuluks otsa. Ja venelased ammu põgenevad. Et nüüd võiks minna tagasi sellepärast, et venelastel pole sõdureid, pole ohvitsere, pole kindraleid, pole aluspükse, pole kalosse. No, põhimõtteliselt on nad täiesti ohutud. No, ütleme siin, ma läheks ikkagi veel edasi sammu ja ütleks, et Dnipros ei olegi mingeid lahinguid käinud üldse, see linn on olnud kogu aeg vaba ja seal on kogu aeg käinud suhteliselt ilus elu ja tegelikult oleme ausad, ei ole mingit põhjust sealt ära põgeneda. Esiteks, et Dnipro ise kohalik Ukraina nii-öelda siis immigratsioonikeskus, kuhu tulevad inimesed, kes päriselt tulevad lahingupiirkonnast, Ida-Ukrainast ja põgenevad Dniprosse. Ja teiseks on tegemist ikkagi, võib-olla inimesed ei anna aru, tegemist on tohutu kaubanduskeskusega. Igapäeva elu keeb, poed on lahti, jalgpalli mängitakse, staadionid täis. Ega sa ei tahtnud nüüd sellega öelda, et kohalikud inimesed põgenevad sõjapõgenike eest? Et sõjapiirkonnast tulevad põgenikud Dniprosse ja Dnipro inimesed põgenevad nende eest Eestisse. Jääb selline mulje praegu. Ütleme nii, et on näha väga palju viimasel sedalaadi suhtekorraldust, mis üritab kuidagi pesta jällegi valget mustaks ja rääkida tegelikult majandusimmigrant ja sõjapõgenikeks. Et antud inimene tegelikult ei ole sõjapõgenik, teda ei maksa sellena esitleda. Mitte miski ei keela ta praegu minemast homme näiteks bussijaama, osta sealt rahulikult bussipiled, nii nagu mina seda kavatsen näiteks mingil päeval teha. Istuda bussi, sõita rahulikult Dniprosse, tulla kodus välja, minna kinno õhtul, siis minna kaubanduskeskusse ja nii edasi. Ja mitte mingit probleemi ei ole. No siin on ikkagi üks probleem, et kui meil kunagi oli Aafrika elude päästmise kampaania, siis ilmusid meil lood sellest, kuidas mustad või pruunid mehed või naised töötasid kuskil töötasid. Nagu oleks see suur asi. Minust Aafrikas on mitu inimest, kes töötavad. See ei ole üldse nagu esimest korda maailma ajaloos, kus aafriklane töötab. On varemgi töötanud ja on ka Eestis varem töötanud. Aga lood ilmuvad siis, kui on kampaania. Mina näen siin sama, et meil on kampaania ja ilmub lugu sellest, et ukrainlane töötab. See tähendab, et on alus kahtlustada, et selle ja teiste sellelaadsete lugude taga tegelikult on mingi suhtekorraldusbüroo, millel on konkreetne tellimus kelleltki, ei tea kellelt. See võib olla teooriast näiteks ala Sotsiaalministeerium või mingisugune amet, kellel on selle jaoks eelarve ja me seda kahjuks ei näe, aga seda laadi suhtekorraldus või pseudoajakirjandust on palju ja see ei ole ainukene selline lugu, selle tõestuseks kohe järgmine ja siin on meie ees jälle toimekad inimesed. Tegusad sõjapõgenikud panid oma äri püsti. Me ei usu, et pagulasena on elu otsas. Kui olid vajalik Ukrainas, oled vajalik ka siin. Ja jälle selline lugu, et väga-väga sümpaatsed inimesed, kust nad siis pärit on? Kiiev. No mis nüüd lahti on siis? Kas ei olnud kunagi Kiievi äärelinnas ju tankid? Korraks olid. Aga päris Kiievisse nad ikkagi, Kiievi südalinna nad sisse kaugeltki ei pääsenud ja täna olles ise Kiievis olnud siin, millal napilt 6 aega tagasi, võin kinnitada, et tegemist on õitsva linnaga, selles mõttes, et ei ole ükski pood seal kinni ja õitseb kaubandus, õitseb igapäevaelu, tõsi jällegi, mõni üksik rakett aeg-ajalt ikkagi sajab linna, aga arvestades, kui tohutu linnaga tegemist on, siis ütleme nii, et tegelik rakettide tabamusest tulenev oht on Kiievis kordades väiksem kui liiklusõnnetusse sattumise oht.
ja näiteks liiklusõnnetuses surma saamise oht, et need on võrreldamatud Ma täiesti. hakkan praegu mõtlema, et ma peaks Pärnust minema Pagulusse, sest ühel uue aasta ööl ma sain mingi asjaga pihta, mis oli vist ilutulestiku rakett. No, tuleks kaaluda sõjapaguluseks. See oli rakett. See oli juba ära kustunud, aga rakett ta oli. Vot sellised lood igal juhul, ja sul on õigus selles mõttes, ma olen nõus, et see lõhnab suhtekorralduse ja konkreetselt teenuse järgi. Keegi on selle tellinud ja me näeme, et siin mingisugused inimesed neid lugusid treivad ja tegemist ei ole sõjapõgenikega. Tegemist ei ole sõjapõgenikega. Eesti inimesed ei anna tegelikult aru, ma saan ise ka sellest aru, enne kui ma Ukrainasse läksin, ka minu peas nagu kujutelm ikkagi Ukraina elust oli selline, et sa kõnnid seal ja see kuidagi sõja Põrgu torm. No sõja jah, mingisugune fluidum või mingid ohud, mida sa siin, kõik on ikkagi teistmoodi. Ja kui ma sinna jõudsin, siis tegelikkus on täpselt vastupidine. Sa saad Lääne-Ukrainas aru, et sõda on seal üksnes teoreetiline kontseptsioon. Sa tunned sõja kohalolu Lääne-Ukrainas, kuhu siis ka kuulub Kiiev, näed sa ikkagi ainult selle järgi, et seal on kontrollpostid, kus ühtegi inimest ei ole. Need on lihtsalt positsiooni, mis on ammu maha jäetud, kui peaks minema halvasti, siis need võetaks kasutusele, aga üldiselt, ja palju on sõjaverides inimesi linnapildis, kes on, ma ei tea, sõdurid linnaloel ja nii edasi, aga üldiselt elu käib seal täpselt samamoodi nagu Tallinna linnas. Vahe on ainult selliselt, kui Tallinna pool kesklinna on üles kaevatud, siis Ukraina kesklinnas, Kiievi kesklinnas liiklus toimib ja liikluskorraldus on väga hea. No seda on nagu hea kuulda, et vähemalt põgenike elu on siin hea ja oli ka Ukrainas hea. Jah, et ilmselt Ukraina, Kiievi ja Dnipro ainuke probleem on see, et sa ei kuulu selle Euroopa Liitu ja see on see, mida tegelikult need niinimetatud põgenikud. Võib-olla sa ei saa seal ka abi. Ja sa ei saa seal igasuguseid abi ja sellised toetusid. Et see on põhjus tegelikult, miks need inimesed on siin ja nende esitamine sõjapõgenikena või pagulastena on lihtsalt manipuleerimine ja täielik vale. Kiiev ja Dnipro ei ole linnad, kust oleks vaja ära põgeneda, need on suurepärased õitsvad kaasaegsed kapitalistlikud keskused, kaubanduskeskused. Nii, hüppame veel korraks majandusjutu juurde ja on siis kirjutanud arvamusloo, jälle arvamuslugu ja need on palju selles saates meil. Aivar Hundimägi on kirjutanud arvamusloo, et Lauri Läänemets tekitavad kasumi põgenikke ja üritab siin siis rääkida natukene pankadele tulumaksu kehtestamise vastu. Sõjapõgenik põgeneb sõja eest, siis mina saan aru, kasumi põgenik põgeneb kasumi eest ja Eesti pangad teatavasti teenivad hästi kasumit ja hakkavad nüüd selle eest põgenema. No nii peab olema. See on tõsine mure. See on tõsine, ma jagan seda muret. See on murekoht. Mõtle, kui pankale lähevad ära, mis me teeme siis? Kui me selle raha paneme? See on, mina ei oska raha kuhugi panna, siis juba praegu on raske, kui pangad ära lähevad, ma ei tea. Tundub tõenäoline, tasub kaaluda sellist varianti. Ma ei tea. Et mis siin selles asjas valesti on see, et põhimõtteliselt saame aru, mille kasuks Hundimägi räägib, ainult et ei ole aru saada, mis on argument. Et argumendina siis kasutatakse sellist hüperboolset liialdust, et kui me kehtestame pankadele tulumaksu, siis selle tagajärgi justkui, mida me peaksime vältima, on see, et pangad hakkavad Eestist põgenema ja jäävad kahjumisse. Nii. Mina olen kuulnud, et Skandinaavia maades on selline sotsialistlik astmeline tulumaks. Need, kes teenivad rohkem, maksavad rohkem makse. Ja siis ma saan aru, et need Rootsi pangad on nüüd siia põgenenud. Ja neid Rootsis enam ei ole. Ja neid ei ole seal. Sest nende kasumit võetakse palju ära. Väga palju võetakse ära. No siin nüüd ei ole nii, et Rootsis on nad alles ikkagi. Ai sa tant jälle. Midagi läks siin valesti. Kas see tüüp valetab või mis? Ta liialdab, ma nimetaksin seda liialdamiseks, et tegelikult on, kui kehtestada pankadele tulumaks, siis ilmselt see protsentuaalselt see osa, mis pankade kasumist ja on selge, on fakt, et meil on olnud panganduses konkurentsi seni suhteliselt vähe ja sellest on tingitud tohutud kasumimarginaalid. Just nimelt kasumimarginaalid, see kui kõrged on panganduse marginaalid, on probleemi sisu. Mitte see, et pangad teenivad kasumit kui sellist, loomulikult peavad teenima, vaid see, kui palju nad seda teenivad. Ja seda olukorras, kus nende tulu ei maksustata üldse, et see tundub ebaõiglane, see ei tundu eriti optimaalne. Ja kokkuvõttes, kui nüüd kehtestataks mingi maks, mille tagajärjel, ütleme, kogu nende selline kasumi üldkogus summa, kasumi üldsumma, ütleme, väheneb 10%, siis ei teki ka kahjumit. Jääb ikkagi tohutu ülekasum tegelikult. Mis arvan, miks selliseid veidraid fantaasiaid peaks kuskil avaldama?
Ma ei tea. Et miks seda on tehtud, et minu meelest ei olnud mingeid uuringuid selle... Ei, mitte mingid statistilist alust selleks ei ole. Selleks ei olnud ka ilmselt mingisuguseid näiteid kuskilt toodud, isegi otsitud näidet ma ei leidnud, küll aga selline arusaamine reaalsusest lükkab selle juttu ümber. No ütleme, kui kujutame ette Rootsit ja tema panku, mis peaksid olema ei tea kuhu siis põgenenud ja kindlasti on veel riike, kus maksustatakse pankasid. Ja mina ei tea pangavaba riiki üldse kuskil, kus lihtsalt pangad on lahkunud ja ei olegi ühtegi panka. Kas sa tead mõnda sellist riiki? Ma olen kindel, et sellist ei olegi olemas. Et jutt sellest, nagu võiksid pangad minema joosta. Millest see kodanik räägib siis? Ma ei tea. See ongi nii jabur jutt, et siin ei ole argumenti, vaid ongi kaks jaburat liialdust, see, et pangad jooksevad minema ja et nad jäävad kahjumisse. Mõlemad kuuluvad rumala ulme valdkonda, mis on täiesti välistatud ja seda enam, et jutt ei olegi ju ma ei tea, pankade kasumi äravõtmisest, vaid jutt on kasumi osalisest maksustamisest, mis siis tervikkoormusena tegelikult moodustab suhteliselt väikese osa ja ei halvenda mis selles loos nagu iseendast, ma saan aru, oli selline tänuväärne algatus, oli nagu sotside tegevuse paljastamine, et sotsid teevad nüüd midagi, mis on halb. Aga kuna see, mida nad teevad, ilmselt ei ole halb ja mida nad tegelikult halba teevad, sellest see lugu ei räägi, siis ta tegelikult, ütleme, nagu diskrediteerib nagu sotside vastast kriitikat. Selline alusetu lahmimine ja paranoiline süüdistamine nagu teeb sotsialismi nagu kriitikale, mida isegi on vähe halba, langetab selle nagu usaldusväärsust, ütleme niimoodi. Väga vastutustundetu. Jälle, kui keegi kirjutab arvamusteksti, kus ta tuli hingeliselt kaitseb mingisugust ühte sellist selget poolt, kus juures antud juhul väga selgelt pankade huve ja puuduvad täielikud argumendid, küll aga leiduvad demagoogilised liialdused, ehk siis demagoogia, liialdus on üks demagoogia võtte, siis jällegi tekib see sama mulje, mis tekkis ukrainlaste juures. Võib-olla, ei tea, Hundimägi on küll pika, ütleme, suhteliselt teenekas ajakirjanik, aga antud juhul, mul on raske aru saada, kuidas ajakirjanik tuleb sellise loo peale, eriti või sellises stiilis. Et ma saan aru, kui siin oleks olnud selge argumentatsioon, mis siis põhineb ka paikapidavatel argumentidel. Ma arvan, et siin on lihtsalt sellised kinnismõttelised reformierakondlikud sümpaatiad. Et kuna rikaste partei, siis rikaste poolt ja sotside vastu, aga sotside vastu muidugi tulebki olla, see on ilmselge, aga mitte selliste õhust võetud argumentidega või mis argumendid need on. Luulud, ütleme otse välja. Ja meie tänane viimane teema lühidalt siis luulude valdkonnast jälle tuleb ühelt tuttavalt vuntsidega härrasmehelt, kes on avaldanud veel ühe arvamusteksti, et meil selline arvamuste saade täna on ja Siim Kallas on siis avaldanud mõtted auto omamine polevat vaesteabi ja tegelikult oli siin teises kohas veelgi räigem pealkiri, mis sõnas nii, et automaksu saaks või võiks tõsta et automaks võiks tegelikult aastas olla igale autole 1000 eurot. Selline lugu oli. Et miks aastas? Miks ei võiks olla kuus? Võiks olla muidugi üks puhkekuu, kus siis ei maksa näiteks 11 000 aastas. Sest ega seda maksu ei koguta riigi eelarve täitmiseks ega inimeste kiusamiseks. Seda kogutakse planeedi päästmiseks. Eesti on väike. Eestis on vähe inimesi. Ja kui igaüks maksab seal võib-olla 30 euri, sellega lihtsalt ei ole reaalne päästa planeeti, mis on suur, kus on palju inimesi, miljardeid inimesed surevad sellepärast, et eestsed koonerdavad ja ei taha maksta tühist 1000 eurot kuus, kuigi neil antakse ka puhkekuu. See puhkekuu võiks olla, millal see Pride'i kuu on, juuni. Juunikuus võiks siis jätta selle automaksu maksmata. Aga muidu tuleks planeeti kindlasti päästa. Ma arvan, et võiks olla niimoodi, et vabatahtlikud võiksid rohkem maksta. Ma ei ole nõus siin ja ma ei arva, et mina ei arva, et vabatahtlikkus on hea, et automaks peab olema kohustuslik ja minu meelest 1000 eurot aastas on liiga vähe ambitsioonikas. Et minu arvates oleks olnud mõistlik, ma usun, et Siim Kallas ka seda ise nii mõtleb, aga ta lihtsalt kombib pinda ja tuleb nii-öelda samm-sammult, et tegelikult oleks mõistlik automaks võiks olla kõrgem ja võiks olla 10 000 eurot aastas kõikidele autoomanikele ilma valikuta ja ma kohe põhjendan, miks. Et valik on ju tegelikult väga lihtne. Et peamine põhjendus on see, et selle raha saab praegu
autoomanikelt kätte. See on seesama põhjus, miks tegelikult, see on seesama põhjus, miks ta ju arvab, et automaks võiks olla 1000 eurot. Et see ei ole millegagi põhjendanud, millega ratsionaalsega, et seda, ma ei tea, et seda on vaja sinna või midagi, et jutt on sellest eelarve tasakaalust, mis on kindlasti Reformierakonna poliitikute isiklik fetiš, et oled nagu Euroopas vaadatakse, oi, te tegite väikse riigi eelarve nii ilusasse struktuursesse tasakaalu, et noh, inimestel ei ole, sest inimesed saavad kahju. Et me enne arutasime seda sellise näitega, et kui te lähete sõja ajal turule ja kõik teie naabrid lähevad turule, teil kellelgi raha ei ole, veidikene on turul kartuleid saada. Nii, aga raha pole praktiliselt mitte kellelgi, kõigil 50 senti. Ja hakkame nüüd ostma. Korraga kaevavad, paneb üks naaber käe taskusse, paneb teine, tõmbavad sealt välja mõlemad suured rahapatakad. Ja mis selgub? Selgub, et nemad said Soomest laenu. Täitsa tasuta anti neile laenu. Ainuke probleem on see, et nüüd Soomes andsid küll nii-öelda rahalaenuks, aga nüüd mõtlevad natukene halvemini neist eestlastest, et näed, eestlaste reiting veidike, nende, noh, ütleme nii, et nad on vaesed, neil on võlad, et nii, selline lugu. Ja sinul oli ka see võimalus laenu saada, aga sa otsusid, ei, maine on mulle tähtsam. Ja ma ei taha kartuleid, ma tahan laenu, ma tahan olla rikas. Ma tahan, et mu eelarve oleks tasakaalus, et ma ei ole kellelegi võlgu see eest. Niimoodi läksid, et nii, naabrid ostavad nüüd kartuleid, neil on selleks raha ja kaotavad Soomes natukene oma maines, ehkki tõsi, soomlased arvavad palju halvemini kreeklastest, hispaanlastest, need on nagu, noh, neil on võlgu, ütleme, 100 kordi rohkem. Okei, kordi rohkem. Et selline lugu. No jah, see lugu seletab mõndagi, et ei maksa nagu sellist, kuidas öelda, ei maksa ikkagi raha võtta, sest tasuta raha ei maksa võtta, sest hakatakse sinust natuke halvasti mõtlema. Parem ole näljas, aga ja pitsita oma kodaniku ja pitsita oma kodaniku maine nimel, et mida või rohkem pitsitad, kodanik, tal ei ole kuhugi minna, ta võib ainult, noh, ütleme, verd nutta põhimõtteliselt, nii et silmist voolab verd, aga midagi muud. Mujalt välja pingutada seda verd, kui tuleb. Ja kui tuleb. Sest mis need valikud on? Et täna valik ju lihtne, et sa kas maksad 10 000 euri aastas automaksu või maailm hukkub sinu süü läbi. Või oled ekreit. Jah, see on ka õige. See on sinu valik, et kui sa ei maksa ja tahad mingit teistsugust poliitikat, siis keda valida? Ekret. Kas sa tahad olla ekreit? No mina ka ei taha. Keegi ei taha. Ja sellest tuleb maksta. Ja see ei ole odav teenus. Teisalt jällegi, kui me nüüd hakkame niimoodi maksma, siis inimestel ei ole reaalselt nii palju raha, mis tähendab, et nad peavad hakkama millestki loobuma. Mõnel on. Nemad maksavad. See saab siis Reformierakonda edasi toetada, kel on raha. Ja kel raha otsa saab, mis see siis teeb? Kel raha otsa saab, see peab oma auto maha müüma. Aga kas maja eest ei saaks rohkem raha? Kõigepealt, kui sa hakkad autosid müüma, seal tekib see probleem, et siis hakkavad kõik korraga oma autosid müüma ja sa ei saa autost lahti, sellepärast, et autode turg kukub ja autode hinnad langevad. Seega inimestel tegelikult ei ole võimalik kõikidel oma autot maha müüa. Palju need on umbes arvestuslikult, kes jaksavad maksta 10 000 euri automaksu? Ma arvan, need on ikka väga palju. No mitu protsenti? No võib-olla 20. 80 ei jaksa? No ilmselt ei jaksa. 80% üritavad korraga oma autot maha müüa, kõlab nagu mitte toimiv plaan. Aga võib-olla tuleks teha üks väike erand ja avada nagu Vene piir väljaveetavatele autodele. Noh, okei, et Ukrainaga küll halvasti, aga samas maailma päästmiseks. Väike ebameeldivus, aga suur meeldivus. Vaata, no, nagu maailm siiski pääseb. Kaja Kallas seda teha paraku ei saa, sest tema on täpselt selle vastu rääkinud. Aga siit nüüd siis ikkagi müüa majad maha, sest enamus lihtsameelsed hakkavad müüma autosid, aga nutikamad hakkavad müüma maju ja võib-olla müüvadki ära. Ja mõtle, majast saab palju rohkem raha kui auto eest. Siis sa saad toetada Reformierakonda võib-olla isegi 100 000 aastas. Ja asi on ju selles, et autost sa lihtsalt ei saagi müüa, sul ei olegi valikut. Maja sa veel saad müüa, noh majal ikka leiab väljast Eestit. Kui autot ei saa müüa, saab autos elada. Jah, müü maja maha ja hakkad autos elama ja maksad seda rahulikult seda. Ja siis ekret ei tule. Kindel, et ei tule. Ei ole kindel, aga ütleme nii, et natukene võib-olla on tõenäosem. Me siin teeme võib-olla natukene igal juhul maksab üritada, et EKRE ei tuleks. Mis veel, saaks minna meeleavaldust tegema, aga paraku tõenäoliselt Varro Vooglaid ja teised on need, kes selle EKRE meeleavalduse korraldavad. Lähed meeleavaldusele jälle, oled EKRE-iid ja ei ole midagi teha, parem maksta. Ja see on nähtavalt, me siin võib-olla utreerime, aga keda me lollitame, see on tegelikult Siim Kallase kalkulatsiooni alus ju tegelikult, et selle raha saaks täna kätte. Seda ei ole mujale panna seda, kui lihtsalt selleks, et teha seda eelarve tasakaalu ja nii edasi. Täna veel saaks kätte, kuigi mina mäletan uudist, äsja tuli uudis, et Eestis on
tarbimine langenud 9% võrreldes möödunud aastaga ja inimesed ostavad põhiliselt, no mida üldse ostetakse, ravimeid ja toitu. Nagu on ju veel säästud pensioni... No, mõnel on kindlasti säästud, võib-olla 20%. Inimesed võtsid oma pensionisamma välja ja niimoodi ja kõik aga võib-olla inimestele tuleks selgeks teha, et ravimid on mürgised, noh toiduraha ei saa ära võtta, aga ravimite raha saaks ikka kätte. Ma arvan, et saab. No ikka saab. Midagi ikka saab. Loodusravi teevad teed, Pärna õied, Kummel. Uhuud. Jah, no, see on rahvatarkusega, meil on rahvusriik, miks meil võiks olla rahvusmeditsiin. Ja pärast Eesti Ekspress kirjutab, et propageerivad uhuuteadust, aga no sellega tuleb leppida. Loodusravi on väga-väga edukas ja kommunistidele peaks meeldima, sellest Kuuba, ma saan aru, Kuubas ravitakse, no see pole raha osta ravimeid, ravitaksegi mingite maltsadega, keegi sure nii väga ära. Teeme siit kokkuvõtte, et tundub niimoodi, et kui me siin mõtleme juba selle peale eos, et kus see Võrklaava ja Kaja Kallase nii-öelda automaksu idee tuleb, siis võib-olla siin jällegi on üks neist kordadest, kui endise Euroopa Komisjoni transpordivoliniku vuntsid paistavad selle maksu tagant välja ja nagu selgus, et ei ole tegelikult tõusnud tohutult kära, siis vana poliitik tahtsin öelda sotsiopaat, aga näed, jälle keel vääratab kogu aeg. Andestamatu. Andestamatu, et vaatab, et tegelikult liiga vähe panime. Liiga vähe, tegelikult saaks veel rohkem ja praegu tuleks proovida ja proovib. Ja üks tuttav Facebookis ütles tegelikult väga hästi, nõutult ise Reformierakonna valija vajusid siis tema käed rippu ja oskas vaid nii-öelda iseendalt küsida, et see on nii ajuvabalt psühhopaatne jutt, millega ta välja tuleb, et paneb tõesti mõtlema, et kui kaugel on võimalik veel Reformierakonnal inimest lollitamisega minna, sest tegelikult siiamaani veel Reformierakonna reiting on kõrge. Järelikult saabki küsida. Saabki. Ja kas ei olnud see nii, et koguti allkirju automaksu vastu? Mitu allkirja saadi? Minu meelest oli 30 000. Võis olla. Järelikult 30 000 ei taha maksta. Aga ülejäänud tahavad. Need on poolt. Kui ei ole vastu, siis on poolt. No võib-olla natuke erapooletuid. Nad suva, poolt ei ole, aga maksan ära. Nii et ma arvan, et 30 000 inimest siis ma ei tea, mis nendega teha. See on probleem, see 30 000 on tõsine probleem. Noh, küll neile ka vahendid leitakse nii-öelda, küll mingi bingo leidub igatahes. Praegu on selgelt, et 1000 on liiga vähe, saaks küsida veelgi rohkem, inimestel ei ole tegelikult praegu kuhugi mujale pöörduda. Tuleks küsida kohe 10 000 ja ikkagi püüda võtta maksimum, sellepärast elu ei ole igavene. Mina soovitan vabatahtlikult kohe 10 000 ära maksta. Ette, kas ette või lihtsalt heast südamest. Võib-olla homme ei ole seda raha. Jah. Kui on, maksa kohe ära, sest asi ikkagi on üks asi. Tuleb EKRE, teine tuleb maailma lõpp. Ja ega kumbki ei ole väga hea variant. Ja püsib Reformierakond ka edasi võimul ja kokkuvõttes sa saad pidada ennast võitjaks ja olla võitjate poolel. Ja võitjate poolel olemise eest see ei ole tegelikult kallis hind 10 000 euro. Maailma päästjate poolt, teised rüvetavad, tahavad maailma hävitada, nad on alatud lurjused, aga sina päästad. Ainult 10 000. 10 000 aastas siiski. Maailma päästetud, maailma eest on see minust soodushind. See on soodushind tegelikult. Pool hinda, ütleme ausalt. See on odavalt saadud, sisaldab kõva soodustust. Me oleme kindel, et su emal, isal või sugulastel on see raha, sa saad selle raha kokku. Meie igal juhul täname kõiki vaatamast, meie ei saa seda raha kokku. Ja meie lapsed ei joo puhast vett ja ei hinga värsket õhku. Aga kui te ära maksate, ja ei kuulu võitjate sekka. Teie omad hakkavad hingama. Nii et head kogumist, kohtume kõikidega taas nädala aja pärast. Head õhtut. Head õhtut.